Tere! Tere, tere! Üle pika aja. Jaa, vaata, milline ma olen, see on selline valge seina taustal. No Kes lõunamaalt ütles, et tulnud. ma valge olen? Jah. Täna räägime perekonstellatsioonist. Jah. Võtame pulkadeks lahti. Ja üritame nii palju selgeks teha, kui võimalik sõnadega on, aga päriselt seda on üsna keeruline seletada. Seda peab kogema ikkagi No rohkem. ma arvan, et juba sõna konstellatsioon, see võib kõlada koosolek, see võib kõlada mingisuguse... Koosolek. No jaa, Jaa. inimene, kui sõna ei tea, ju hakkab sealt mingisugust oma peas seost otsima. See on nii, nagu mul klaveritunnis oli soomekeelne sõna säästa. Jah. Ja ma mõtlesin, mis sääst, kas ma pean säästma, et kas ma pean mingite teiste klahvidega saab äkki sama noodi nagu kätte või et mis see siis nagu tähendab, noh. Käisin 3 korda tunnis, kuhu see säästa ja siis pärast tuli välja, et on päki mängimine hoopis. Et polnud säästmisega midagi vist. Nii et... Kas ei küsin ka, eks? No 3. korral küsisin. Et ma mõtlen, see konstellatsiooniga võib samamoodi, et on see koosolek või on see siis... Konstellatsioon ongi natukene selline, mina viimasel ajal nüüd enam ei kasuta seda nii väga, et ma kasutan seda süsteemset vaadet rohkem. Ega selle konstellatsiooniga ongi, ta nagu on tulnud sellest tähtede seisust, eks ju, planeetide seisus seal taevas, siis kuidas nad oma vahel asetuvad, et siis sellest on see tulnud. Ja nad ei ole ka leidnud mingit paremat nime sellele. Aga ma olen nüüd valinud selle süsteemse vaate. See on võib-olla natukene äkki tuttavlikum. Või kuidas sulle tundub? No see on nii ja naa, jälle see süsteem, kohe tekib küsima süsteem. No see on huvitav, et see süsteem ka tekitab, sellepärast, et me ju elame süsteemis. No jah. Aga see ühiskond on süsteem, eks ju. See maailm seisab koos. Ma mõtlen, et nagu, et no jah, et see süsteem peaks nagu ikkagi rohkem nagu lahti räägida. Seda me hakkame mustrid asjad. Et noh, süsteem tähendab seda, et on olemas siis, kui me räägime peresüsteemist, eks ju, et siis on olemas üks inimene, kes on ühendatud ja seotud oma esivanematega ja sugulastega. Lihtsalt nagu läbi mingisuguse nähtamatu niidi. Ja need esivanemad ei pruugi isegi elus olla. Nad mõjutavad ikkagi meid. Läbi siis oma nende mustrite, läbi nende elude, mis nad on elanud, läbi nende kogemuste, mis nad on saanud. Ja läbi selle siis oleme me ju mõjutatud. Et siis nagu nende enda mõttemustrid on tulnud siis põlvest põlve edasi. Ja siis... just sealt tagant poolt ikkagi tavaliselt, et öeldakse, et 4 põlvkonda on siis... Need 4 põlvkonda, mis on siis meil siit tagapool, et nemad mõjutavad kõige rohkem meid meie elus. Et muidu veel räägitakse 7 põlvest, aga kõige rohkem mõjutab meid 4 põlve. No sellepärast, et 4 põlve on see, mida me veel mäletame ja millest veel räägitakse. Keegi midagi ikka mäletab veel, eks ju. Kui vanemad on elus, siis nad ikka ju mäletavad oma emasid ja isasid ja õdesid vendi, eks ju. Aga sealt edasi juba läheb natuke keerulisemaks, et see juba väga enam ei mäletata, et seal on võib-olla selline energeetiline võib-olla mingi mälu. No ja eks see mingis mõttes ju ajaga ka need muutuvad. No jah, mingil määral kindlasti ja tulevad uusi asju juurde, eks ju. Aga jah, siis need, mis nagu korduvad mustrid on, mis on siis, kui muster kordub, siis järelikult on see lahendamata. Ja siis me lahendame siin neid. Et kuidas nad siis väljendavad, eks ju. Konstellatsiooni meetod siis tegeleb siis selle suguvõsa mustritega. Ja siis korra loomisega ja koha andmisega. Me ei tegele vanemate süüdistamisega siin, et hästi palju on sellist valearvamust, et konstellatsiooni meetod tegeleb siin vanemate süüdistamisega. Seda me siin kindlasti ei tee. Omast kogemusest pigem tekib mõistmine, kaob see süüdistus tagant ära. Just, ja seda me siin päriselt teemegi, eks ju, et me loome just mõistmist ja nõustumist nende valikutega, mis nemad tegid. Sest meil kõigil on nagu õigus oma valikutele ja oma elule.
et keegi ei saa meile öelda, et sa elasid valesti või sa tegid valesti. Et me teeme alati nii, nagu me oskame, eks ju. jah, sellest ka nagu tundub, et paljud ei saagi aru, et üldjuhul arvame, et meie vanemad sündisid ideaalseteks lapsevanemateks, on ju. Ja et kuidas nad nüüd ei oska, on ju. Mõtlemata ise, eriti veel siis, kui oled ise juba täiskasvanud ja lapsevanem, et mingil hetkel võib-olla avastad, et oot, ma ju teen ise täpselt samamoodi kasvatan oma lapsi, nagu mind on kasvatatud. Ja siis ikka süüdistada oma vanemad. Jah, just. Eks. Et pigem see süüdistus tuleb nagu inimestelt endalt oma vanemate poole, eks ju, et kes ütlevad, et noh, mina ei saa mitte kunagi oma emaks, on ju, ema sarnaseks või minust ei tule kunagi selline nagu minu isa, et noh, see on ehtne selline, mitte otseselt süüdistus, aga siis selline nagu kohtumõistmine, eks ju, et sina tegid valesti, mina kunagi niimoodi ei tee, eks ju, ja nii kui sa nii ütled, siis sa ühel hetkel avastad, et sa teed täpselt neid samu asju. Sa lihtsalt ise ei pane tähele seda, ja siis on väga raske tunnistada veel seda ka, eks ju, et mul on enda kogemus selline. Ei, absoluutselt, eks mul endale samamoodi. Ja just siis, kui sa nagu ise lapsevanemaks saad, siis hakkad sa rohkem märkama neid, eks. Et mina märkasin, mul oli 10-aastane tütar ja mina ütlesin ka mingi hetk, et minust ei saa kunagi sellist ema, nagu minu ema oli. Ja ma olin üsna kindel selles. Ja siis, kui mul tütar oli 10-aastane, siis meil oli mingi riid temaga ja siis ma äkki tabasin, et issand, ma räägin nagu mu ema, ma räägin isegi samade sõnadega nagu tema, tõstan häält nagu tema ja ma isegi nagu räägin tema häälega. Ja see pani mul lambi põlema, et see nagu tekitas siukse tunde, et issand küll, kuidas ma ei ole märganud seda ennem. Ja see oli tõsiselt häirib päriselt. Aga noh, vaata, kui see on siuke hea märkamine, et kuidas me lastena õpime oma vanematelt isegi selle hääletooni selgeks, et olla nagu mingis mõttes üks ühele identne sellega, kuidas meie vanemad meid kasvatasid. Ja me teeme seda suurest armastusest nende vastu. No, ja lojaalsusest ja armastusest päriselt, on ju. Ja inimesed ei saa sellest aru, mismoodi ma seda armastusest teen, on ju. Noh, tõenäoliselt ju sealt tulebki kohe. Kui see sulle korda ei läheks, siis sa ju ei õpiks, siis sa õpiksid naabrinaiselt või kellegi teiselt. Ja. Et süsteemis nagu ikka on omad seadused, nii nagu meil siin ühiskonnaski on seadused, on ju. Me ju elame mingite seaduste järgi, et nad võivad siin rääkida sellest matriksist ja millest iganes, on ju. Aga kui meil neid seaduseid ei oleks, siis siin ühiskonnas valitseks kaos. Et mingisugused seadused on, mida me kõik järgime ja mis on vajalikud inimkonnana, eks. No tõenäoliselt, aga me oleks muidu välja surnud, kui... No lihtsalt oleks siin üsna ruttu. Inimkond ei eksisteeriks enam. No, samamoodi on siis suguvõsades on omad seadused, mille järgi me siis seal toimetame. Ja need seadused on siis kuulumise seadus, asendamise seadus, hierarhia seadus, armastuse korra seadus, andmise ja võtmise tasakaalu seadus ja välja elamata emotsioonide seadus. Ma võin need nüüd lahti seletada, mis need tähendavad. Mul mingitega tekkis küsimus, ma küsin juurde siis. Kuulumise seadus on siis kõigil meie suguvõsa liikmetel on õigus kuuluda meie suguvõssa. Noh, näide on selline, et väga paljudes suguvõsades on selliseid inimesi, kes on justkui välja jäetud teatud põhjustel, kas nad siis elasid kellegi arvates valesti, olid pätid, võib-olla olid kriminaalid, istusid vangis, võib-olla olid alkohoolikud või mis iganes. Ja siis teatud inimesed on lükanud siis kellegi suguvõsast välja. Ei ole temast räägitud, pildid on näiteks ära hävitatud ja keegi ei tea justkui sellest inimesest midagi. Ja siis järgnevatest põlvkondadest tuleb keegi ja hakkab seda inimest esile tõstma. Hakates elama justkui tema elu. Kordama seda, mida see inimene tegi.
ja siis on hästi tihti selliseid olukordi, kus noor inimene näiteks hakkab alkoholi tarbima hästi, on väga suured probleemid näiteks alkoholiga või siis läheb varastama või läheb sellisesse kuritegelikku maailma ja siis keegi ei saa aru, et millest see tuleb. Et meie peres ju ei ole nii, meie peres pole keegi olnud selline, eks ju. Ja siis ühel hetkel selgub, sest keegi ikka ju teab, et kes nii ennem käitus, on ju. Ja siis tuuakse neid võrdlusid, et issand jumal, et ta ju käitub samamoodi nagu tema. Aga ta ju ei tunnegi teda. Kuidas see saab nii olla, eks ju. Ja võt siin ongi need siis nagu see ühendus, mis see suguvõsa vahel on, et see on nagu selline nähtamatu niit meie vahel, eks ju. Ja kui keegi on välja lükatud, siis järelikult jääb see koht vabaks. Ja sellele kohale siis läheb see noorim liige siis ja hakkab seda lihtsalt esile tooma seal. Ja see laheneb ära siis, kui sa konstellatsioonis lihtsalt annad sellele inimesele koha, kes on välja lükatud või ära unustatud. See siis mõjutab mida lõppkokkuvõttes? See mõjutab siis... See mõjutab selle lapse elu. Et see muutub siis nagu normaalseks, see, kes oli pätt või? Ei, no kuna me ju ei muuda minevikku, eks ju. Ei, ma mõtlen nüüd see, et kui nüüd see uus inimene on nüüd astub mingit, kes on välja heidetud tema koha peale. Sealt võib tulla mingi tervenemine küll. Vähemalt tuleb seal mingi teadlikkus esialgu. Et inimene hakkab aru saama, et see elu, mida ma elan, ei ole minu oma. Ja juba see tekitab sellist suurt teadlikkust, on ju, et ahaa. Vahest on ka niimoodi, et kui see inimene on väga suures lõimumises selle välja jäetud inimesega, siis ta esialgu isegi ei saa aru, kus on tema koht. Et see võtab isegi aega, et ta leiaks selle oma koha. No, siin on teatud tehnikad, mis siis konstellatsioonis tehakse, eks ju, et seda nagu siis tasakaalustada ja siis anda talle tema elus tema koht, on ju. No konstellatsioon ei ole selles mõttes nagu ravi, eks ju, et ta on ikkagi selline diagnostika, aga tal võib olla selline tervendav mõju. Tervendav siis muudab siis mingeid mõttemustreid sellega? Jah. Noh, just läbi vaata, nagu me rääkisime sellest mõistmisest, et kui saabub mingi mõistmine, siis meie närvisüsteem rahuneb. Meie suhtumine rahuneb, eks ju, või muutub, on ju. Et see juba on ju tervenemine. Jah. Siis on asendamise seadus. No põhimõtteliselt see on see sama asi, et kui keegi on kõik, mis on välja lükatud suguvõsast, kõik see asendatakse. Et süsteem ei talu tühja kohta. Et see alati täidetakse ära, eks ju. Ja tavaliselt siis need lapsed on siis, järeltulevate põlvede lapsed on siis need, kes täidavad need kohad ära. Ükskõik, kas need on mingid sündmused, kas need on mingisugused olukorrad, mis iganes, eks ju. Et siis alati see, mil asendatakse kellegagi, et seda esile tuua, sellega rahu teha, et sellele koht anda, seda tunnistada ja sellega nõustuda. Hierarhia seadus on siis, et iga meie vanemad on suuremad kui meie oleme väiksemad kui meie vanemad. Ma kujutan ette, et kes mõni võib praegu kuulata, siis tõusevad ihukarvad püsti suurest vihast. Ma tean ise neid mõnda inimest, kes ütlevad, et vanem ei ole ju targem, et on ju täiesti... No võtta, aga see on selline ego, eks ju. Jah. Et... see on nagu... Jah, ma arvan, see peaks natukene nagu lahti rääkima. Mina nagu enda koha pealt, kui ma sellest aru sain, tundus, mingi aeg oli ka, me oleme teinud seda tööd, on ju, et ma olen võtnud vastutuse et minu ema nagu justkui ei saa oma elus hakkama, et mina pean nagu teda hoidma ja vaatama, et tal kõik hästi oleks ja andma talle nõu ja mingisugused siuksed asjad. Vot siis, kui ma sain
saingi sellest, üks asi oli see, et oota, et esiteks tema on minust 20 aastat nagu rohkem elanud. Teiseks, kui ma tõssin ennast nagu, kui on 2 täiskasvanud, siis seal võib tekkida nagu mingisugune suurem vastupanu. Aga võib-olla mõistmine tekib paremini sealt, et kui ma mõtlesin, et ütleme jah, et ema oli 23, et mina siis 3-aastasena ütleksin emale, et kuule, vaata nüüd, mis kell on, sa peaksid hakkama tööle minema või see töökoht sulle üldse ei sobi, sa peaksid midagi muud tegema. Keegi meist ei kujuta ette, et üks laps peaks seda tegema. Et aga nüüd, kui me täiskasvanuks saame, siis tegelikult see distants püsib selles suhtes sama. Et sellest vist, ma arvan, paljud ei saa aru, et lapsed saavad täiskasvanuks, siis järsku arvavad, et nemad on nüüd targemad kui nende vanemad. No selline asi, mida sina räägid, et 3-aastaselt laps võtab täiskasvanu vastutuse endale, eks ju. See tähendab seda, et selle 3-aastase elus järelikult oli emal ja isal olukord, kus see laps arvas, et need 2 inimest ei saa hakkama. Keegi peab täiskasvanu siin peres olema ja järelikult siis hakkan seda olema mina. Et ta ühel hetkel teeb sellise otsuse, et on ta siis ema või isa, eks ju. Et siis mina hakkan siin peres otsustama, eks ju. Ja siis see lähebki niimoodi sinu elus edasi ka, on ju. Et siis sa võtad endale mehe või naise, on ju, ja teed seda sama asja. Ja vist siis ongi nagu ju eks kõige parem nagu märkamise koht just see, et kui sa täiskasvanuna teed seda sama asja, et ühel hetkel avastad, et sina oled nagu vastutav oma selles suhtes nagu vanemate eest. Et kui nagu just see, et kui sul tekib see märkamine, et oota, ma kritiseerin oma vanemaid või ma ütlen oma vanematele, mida nad tegema peaksid, et see vist oleks nagu see kõige parem koht või hetk nagu märgata, et okei, et ma olen nagu hakanud oma vanematele juba tõenäoliselt lapsest saati lapsevanemaks. Ja, seda väga paljud ei märka, sellepärast, et see on nii selline, sellest on saanud normaalsus nende jaoks. Sest isegi ei kujuta ette teistmoodi. Ja seal on ka see suur hirm, et aga kui mina enam ei hoolitse näiteks oma ema eest, mis siis minu emaga juhtub? Ta ei saa ju hakkama, mul on mingi uskumus sees, et kuidas ta siis hakkama saab, kui mind enam ei ole. Ja siis me ei mõtle selle peale, et aga minu ema sünnitas minu, ta kasvatas mu ülesse. Oligi. Ja ta sai väga hästi ju ikkagi hakkama, eks ju, sa oled elus, on ju. Et siis jah, märgata seda, et päriselt sinu ema, et see on see austuse koht, on ju, kõik, meil ei anta manuaali kaasa, kui laps sünnib. Ja me kasvatame oma lapsi just nii, nagu meid on kasvatatud ja meil ei ole rohkemat anda seal. Ja kui meie ema on näiteks ohvri rollis, siis järelikult ka tema ema oli ohvri rollis. Et see tuleb ka sealt tagant poolt, eks ju. Et siis ta ei ole selles süüdi, aga ta on andnud endast parima ja ta on sind üles kasvatanud. Ja see on see koht, mis vajab austust päriselt. Ja see ongi see hierarhia, et kõik need, kes olid enne sind, sa pead neid austama. Ükskõik millised nad siis ka ei olnud. Tänu neile sa elad. Ja. Sest muidu, kui laps astub sinna ema selja taha, ema emaks, siis see laps ei ela enda elu. Ja see on väga suur koorem selle lapse jaoks, ta ei tule sellega toime. Konstellatsioon tegelebki sellega, et me saaksime hakata elama oma elu. Konstellatsioon siis toob on ju nähtavaks selle sama just millest me oleme nüüd rääkinud. Ja ka selle, kuidas me oleme valedel kohtadel. Kui me oleme juba valedel kohtadel, siis seal on väga palju pingeid ja probleeme nendes peredes. Jah, ma arvan, metafooriline näide oleks ikkagi hea tuua võrdlus, et kui
kui tööline läheb ülemuse asemele, siis tõenäoliselt asjad lähevad paigast ära, et ikkagi peaks olema nagu teistpidi või õpilane peaks tahtma hakata õpetajat õpetama. No ja nii ongi, eks ju. Jah. Et ma ei tea, kas ma nüüd seletasin lahti selle. Jah, minu jaoks küll. Siis on armastuse korra seadus. Ja armastuse korra seadus, need kõik nagu vaata lõimuvad oma vahel, eks ju, seadused on siis see, et armastus voolab alati tagant ettepoole, mitte vastupidi. Sina ei saa teha oma ema õnnelikuks lapsena. Ema peab ise ennast õnnelikuks tegema ja siis pakkuma sulle armastust läbi selle. Ja seda on meie ühiskonnas väga palju. Et see armastus kuidagi voolab valepidi. Sorry, meie kohviaparaat. See saab meie see märgiks. Siis järgmine seadus on andmise ja võtmise seadus. Tasakaalu seadus. Näiteks kui me paari suhtest räägime, eks ju, siis naine ja mees annavad ja võtavad üksteiselt. Annavad üksteisele ja võtavad üksteiselt. Süsteemi seadus on selline, et kui mees sulle näiteks annab midagi, siis alati pead sina naisena andma natukene rohkem vastu. Ja vastupidi, kui sina annad oma mehele midagi, siis mees võiks anda natukene rohkem vastu. Ja see ei käi ainult nagu paari suhtes, vaid üleüldse. Kui keegi sulle midagi kingib või annab, siis anna natuke rohkem vastu. See on see. Näiteks on ka selline, et mõni võib küsida, et aga kuule, et kui keegi tuleb ja lihtsalt astub mul kuskil bussis jala peale näiteks on ju. Et mis ma siis teen, et astun talle tagasi või natuke rohkem. Et siis piisab sellest, kui sa sead piirid ja väljendad ennast sellele inimesele ja ütled, et see, mis sa tegid praegu, et mul oli väga valus. Näiteks, hea näiteks. Et ei pea teist nagu hakkama siis rohkem nüpeldama. Aga siis, kui ei ütle midagi, kas siis juba läheb kõikuma asi või? No siis ma arvan, et vaata, see on see energeetiline pool, eks ju, et sa selline inimene ütleb, et ma ei ole piisav, kui tal ei ole piire. Et kui keegi kogemata astub varba peale ja siis... No kogemata jah, okei, aga sa võid ju väljendada ikka, et kuule, aga tavaliselt inimesed, kui kogemata teevad, siis nad ikkagi nagu paluvad andeks, eks ju. Aga kui keegi teeb meelega näiteks, siis ta ei palu andeks ka. Et kui ta juba andeks palub, siis ta tasakaalustab ära, on ju. No jah. Et jah. Et siis see piiride kehtestamine. Minu piir on siin ja minuga nii ei käitu, eks ju. Loogiline. Ja siis on välja elamata emotsioonide seadus. Ja see on nüüd see sama asi, eks, et kui on suguvõsas kuskil keegi näiteks elanud väga rasket elu, on kaotanud võib-olla lapsi, on kaotanud abikaasa ja ta ei ole saanud seda välja leinata. Siis järeltulevatest põlvkondadest keegi hakkab seda leina esile tooma. Ja see siis väljendub võib-olla siis läbi sellise sügava depressiooni näiteks. Ja see on võib-olla erinevaid tundeid, eks ju, kõik need ärevushäired on ju, et kui sa ei saa nagu täpselt aru, et kus kohast need tulevad, siis võib vaadata sinna suguvõssa, et mis seal on juhtunud. Kas konstellatsiooniga saab siis vaadata näiteks kuni sinnamaani välja, et näiteks peres on mingi puudega laps, et kust see on nagu tulnud või võetakse, või see on nagu lihtsalt juhtus? Puudega, kui sünnib puudega laps. Näiteks. Igasugune haigus on lahendus. Ja kui sünnib puudega laps, siis järelikult see laps on võtnud suguvõsast
mingisuguse sündmuse olukorra, mis on jäänud lahenemata ja mis on olnud väga raske enda peale, siis öeldakse, et haigus või puue on alati lahendus. Puudega inimesed võtavad enda peale selle ülesande, et nad tulevad ja lõpetavad midagi ära. Okay. Et kui mina sellest teada sain, siis mul tekkis tohutu austus nende inimeste vastu. Sest nad on nagu nii tugevad hinged, kes tulevad seda tegema siia. No tõenäoliselt peab olema, et eks... Nii. Ja haigus, lapse haigus on alati seotud vanemate suhtega omavahel. Ma ei mõtle nüüd päris neid kroonilisi haiguseid, aga alati on ikkagi mingi seos seal on, sest kui laps jääb haigeks, siis mida see laps teeb? Mida teeb? Mis sa arvad, mis ta teeb? Sul on lapsed, tead ju küll. See laps tõmbab tähelepanu endale. Mõlema vanema tähelepanu. Jaa, päris hea point. Ma ei ole nagu sellele niimoodi mõelnudki. Ja siis ta justkui toob neid vanemaid kokku. Et päris tihti nendel vanematel võivad olla ise endal mingid pinged või see laps näeb, et vanemad kuidagi hakkavad eemalduma üksteisest. Ja siis ta tõmbab ise enda haigusega need vanemad justkui kokku. Nad hakkavad tegelema temaga. Seal tekib nende vahel mingi konsensus. Kui tekib või ei teki, vahest on ka niimoodi, et siis üks vanematest laseb jalga peale seda, kui on mingi raske haigus. Aga laps toob alati vanemaid kokku. Et seda peab vaatama, et ei saa nüüd üldistada, et see on alati nii, et see võib ka olla niimoodi, et kui on mingi raskem haigus, et see on ka pärilik, eks ju, kuskilt sealt. Ja siis võib olla, et kuskil seal tagantpoolt kellegi suhe on olnud seal mitte just kõige parem, eks ju. Ja siis see jälle kordub, et seda tervendada siis. Neid asju peab vaatama kindlasti. Selle jaoks tuleb konstellatsioonile tulla siis. Jah, et kui seda tahad nagu välja peilida, et kus see tuleb, eks ju. Et minul on ka, ja mul on esimese tüübi diabeet, eks ju, et mul tuleb see minu isapoolsest suguvõsast. Et see on selline pärilik haigus. Et on osasid haigused, millele saab nagu lahenduse ja mis võib ka terveneda ja on osasid haigusi, millega lihtsalt peab leppima siis, on ju. Et minu puhul on see ka läinud minu nooremale pojale. Nooremale lapsele. Et see on asi, mis on võtnud päris tükk aega, et sellega leppida. Aga ma otsustasin ühel hetkel, et ma ei jäta ka elamata selle pärast. Et ma tõesti nagu ei ole mitte midagi jätnud selle pärast tegemata. Et sööd kommi ka, kui tahad? Esimese tüübi diabeedi puhul võib süüa kõike. Lihtsalt sul on vaja õigesti, sest see on teine teema tõesti, sellest diabeedist võib rääkida hommikust õhtuni, et sellepärast, et inimesed ei tea sellest päriselt midagi, nad panevad ühte patta selle teise tüübi diabeediga, mis on täiesti erinev asi. See on minu jaoks nagu joogal on naeltel magamine, diabeet on minu jaoks olnud see, et on suhkruhaige, kes ei tohi suhkurt süüa, kõik. Ja suhkruhaigus, see on Vene ajast tulenev mingisugune väljend, mis ei ole päriselt õige. Et esimese tüübi diabeet on lihtsalt autoimmuunhaigus ja nendel inimestel kõhunääre ei tooda insuliini. Jah, insuliin ei ole ravim, eks ju, ta hoiab sind elus. Et see ei sõltu nüüd sellest suhkrust nii väga, et seda ei saa kuidagi ennetada. Et see lihtsalt lööb välja, see on niisugune pärilik haigus, vähid on samamoodi süsteemne haigus, eks ju. Et kui kellelgi on vähk, siis kindlasti seal mingid isiklikud traumad, eks ju, aga see tuleb sealt tagant poolt ja siis tuleb vaadata seda suuremat pilti seal, kus see on alguse üldse saanud, et miks ta edasi kandub. Et seal on vaja leida siis üles, aga see ei tähenda seda, et see inimene nüüd peale kontsentratsiooni saab kohe terveks. See on lihtsalt diagnostika, et vaatame, kust see asi on alguse saanud ja siis, kui me näeme, mis seal toimus, siis seal võib tekkida mingisugune rahunemine ja võib ka toimuda mingi tervenemine. Iseenesest
kõlab nagu loogiliselt, eks need haigused ju kõik tekivad stressist ja siuksest ülemõtlemisest asjadest. Ja kui sa saad sellest aru, toimub keha rahunemine ja siis peaks, no mingis mõttes tõenäoliselt toimub ka juba tervenemine. Jah, et põhimõtteliselt on kõik haigused psühhosomaatilised. Nii. Eesmärk on siis lihtsalt konstellatsioonil või sellel meetodil taastada siis kord selles süsteemis ja taastada see armastuse voog. Et see on siis see põhiasi, millega konstellatsiooni meetod tegeleb. Jah, ma ei tea, kas me suudaks kuidagi nagu selgitada seda, et inimene, kes ei ole sellest midagi kuulnud, et kuidas see nagu välja näeb üldse? Et kuidas, kui tulla nüüd siia konstellatsiooni töötuppa, et kuidas see siis välja näeb? Okay. No tavaliselt konstellatsiooni tehakse grupis, seal on siis grupp inimesi, aga seda tehakse ka individuaalselt, et siis kasutatakse ankruid, nukke, mis iganes patju, esemeid, mida iganes, eks ju. Aga inimeste puhul on siis grupp inimesi, see, kellele töö tehakse, kõigepealt on siis, esitatakse see küsimus, mis tal on ja mis ta tahab, et siis nagu muutuks peale seda tööd tema elus, et tehakse kõigepealt see selgeks. Ja siis vastavalt sellele, mis teema siis on, siis hakkab ta valima asendajaid oma töösse nende inimeste seast, eks ju. Ja siis need inimesed paigutab ta, öeldakse, et konstellatsiooni väli on siis nagu põranda peal, eks ju. Ja siis sellisesse kohta, kus sa arvad, et tal võiks hea seista. Ja siis kui ta on need inimesed ära paigutanud, siis konstellöör hakkab siis küsima nende inimeste käest, et kuidas nad ennast tunnevad seal seistes ja kellega neil side on kõige suurem ja erinevaid selliseid aistinguid, mis mõtted peast tekivad, eks ju, et vaata, sa oled ise hästi palju osalenud, eks ju, et siis alguses oli sul ka keeruline, eks ju, et tundub uskumatu, eks ju. Uskumatu ka, aga see kõige keerulisem äkki minu jaoks oli sel hetkel, et need tunded, mõtted, mis hakkasid tekkima, et kas need on minu või on need kellegi teised? Jah, just, et see esimestel kordadel nagu psüühika ei olnud valmis seda vastu võtma, et sa võid tunda kellegi mingeid teisi tundeid, aga need on olnud ikka päris siuksed, et nagu mingis mõttes ebaloogilised on ju, et kui sul nagu näiteks tuua, et siis kuidas teise asendaja vastu tekib hetkeks mingi armastuse tunne, kuigi sa seda inimest ei teagi või kui ma olen naist esindanud, siis tahaks võrksukad ja kontsad jalga panna, et kui omamata mingisugust kogemust ega tegelikku soovi varasemalt, et ühel hetkel siuksed on tekkinud, et see on päris siuke huvitav kogemus. Jah, vot ja see on üks asi, mida inimesed vist kardavad ka, eks ju, et kuna me ei ole üldse oma kehadega kontaktis, siis on hästi palju neid mingisuguseid selgeltnägijaid, kes on võtnud selle meetodi enda tööriistakasti ja siis natukene on tekitanud seda eelarvamust, et see tegemist on selgeltnägemisega. Et päriselt ei ole, et konstellatsioonis me ei kanalda, vaid me läbi oma keha tunneme. Et see info tuleb läbi meie keha, mitte kuskilt ülevalt. No see minu arust, minule endale, kuna ma olen nüüd sellega nii kaua juba tegelenud, 13 aastat, eks. Et minule endale on see mõjunud küll niimoodi, et mu keha tunnetus on läinud ka tavaelus hästi nagu erksaks. Et ma tunnetan kuidagi inimesi. Kui me siin sinuga istume, et siis me ju jagame ka, eks ju, siin vahetame energiat, on ju. Ja inimesed lihtsalt ei märka seda, et nad teevad seda kogu aeg. Jah, sama siin. Kui sa istud grupis inimestega koos, siis su sees käivad erinevad mõtted, tunded kogu aeg ja sa teed kuidagi nad enda omaks automaatselt, on ju? Jah. Kui sa ei ole teadlik oma kehast. Ja mida rohkem sa teadlikuks saad sellest oma kehast ja sellest, kuidas sa inimesi tajud, seda lihtsam sul on päriselt inimestega toimetada. Erinevate inimestega.
no suht loogiline, jah. jah, sest sa juba saad aru, mis olukorras või mis seisundis see teine inimene on. Jah, tunned ennast hästi rahulikult ja siis tuleb keegi äkki mingi hästi süpe intensiivne tunne. Teine inimene on mingi närvilisus, siis tunned järsku endast ka mingisugust nihet, et ja noh, sul on konkreetne näide, eks ju, olemas, kuidas sa seda märkasid, on ju. Et see ei ole ainult niimoodi, et me siin konstellatsioonis teeme nüüd mingisugust imet või mingit maagiat, eks ju, et see on, me teeme iga päev seda. Me teeme seda ka oma partneritega või on ju. Sul naine tuleb koju, sa saad kohe aru, sa isegi ei pruugi teda veel näha, sa juba tead, mis tujust ta on. On ju? Just. Milline see energeetiline ruum tekib, eks ju, kui inimene uksest sisse astub. Kohe oled teadlik, on ju nii. Et see konstellatsioon ei ole selles mõttes minu jaoks nüüd tohutu selline mingi maagiline töötuba. Lihtsalt arendab su enda keha taju. Ma arvan jah, et ikkagi alguse juurde tagasi, need sõnad on lihtsalt siuksed tundmatud ja kui inimene ei tea selle tähendust, siis ta hakkab sellele ise mingit tähendust juurde mõtlema ja see on nagu iga siukse no see on iga asja puhul nii. See ei ole ainult konstellatsiooni puhul, et kui inimene millestki aru ei saa, siis ta loob sinna mingi enda arvamuse, mis ei pruugi olla tõsi. Aga noh, sorry, ma ei ole seda konstellatsiooni nime kahjuks ei ole leitud midagi paremat sinna. Ju siis tuleb rohkem rääkida. Kuidas sa arvad, et kas konstellatsiooni teha nagu koos inimestega või siis nende... Mulle meeldib inimestega rohkem. Sellepärast, et kui sa teed individuaalset, siis mina teen niimoodi, et ma kasutan ankruid enamasti ja siis see inimene ise käib seal nende kohtade peal ja tunnetab, eks ju. Mõni on hästi lahti ja hästi avatud ja väga hästi sujub. Aga enamus inimesi on ikkagi sellised skeptilised, nad ei ole kehas kontaktis endaga ja siis peab kontrollima muidugi neid kohti kogu aeg, on ju. Et minu arust teiste inimestega koos on kõige vahetum see info. Sest vaata, sa näed, kuidas keegi sinu asendajatest hakkab rääkima samamoodi nagu sinu ema näiteks. On ju, see on hoopis midagi muud. Ja sa saad nagu... ise kõrvalt vaadata kogu seda pilti nagu, mitte olles seal nagu otse sees. Et seal kuidagi jõuavad need asjad kiiremini kohale läbi nende teiste inimeste, et nagu hakkavad väljendama, hakkavad isegi tundma neid valusid, hakkavad nagu muutuma nende lähedaste nägu, täpselt nagu mul on olnud täitsa selliseid näiteid, kus inimene ütleb, et issand jumal, sa oled isegi mu ema nägu. Ja see hakkab selliseid poose võtma nagu ema või isa, eks ju, või õde või vend, eks ju. Et see on minu jaoks, mulle meeldib inimestega rohkem. Et on hästi nagu energeetiliselt on võimsam minu jaoks. Ja siis on veel lahenduslaused siis, et kui mõni võib-olla küsib, et et okei, et panen nüüd sinna paika, eks ju, näen siis ära, kõik need kohad on valesti, eks ju, paneme need seal õiged kohad, eks. Siis on veel sellised asjad nagu lahenduslaused või siis tervendavad laused, mida me seal ütleme. Ja siis me otsime siis täpselt sellist tervendavat lauset, mis läbi selle kliendi, kellele tööd tehakse, tuleks läbi tema tõe. Ja siis need lahendavad laused on nagu kõige paremad. Mis jõuavad just kohale. Muudavad siis seda nagu seda olemasolevat mõttemustrit. Jah, just. Et kui vahest on niimoodi, meil oli siin üleeile, eks ju, see konstellatsiooni töötuba ja siis kui annad nagu võimalusi erinevate lausetega ja siis see asendaja ütleb, see on tõde, see on tõde praegu. Et see läheb mu kehasse, et ma tunnen seda oma kehas. Et see on nüüd praegu väga nagu täppi, eks ju. Et siis sealt tekib muutus selle inimese sees. Teine eesmärk on see, et me ei eita mitte midagi, mis seal oli. Vaata, osad ma olen lugenud mingisugust inimeste artikleid, jälle mingid selgelt nägijad, või ma ei tea, kes nüüd seal kirjutavad, et
et ma muudan sinu suguvõsa, noh, et lähme sinna suguvõsa ja siis me muudame seda minevikku. Ei, me ei muuda minevikku, seda ei ole võimalik. Mida meie teeme, on see, et me anname absoluutselt kõigele koha, mis minevikus oli. Ja. Me ei saa seda muuta. Me Seda ei ole võimalik. Me saame muuta siis ikkagi inimese enda mõttemustrit ainult. Ainult selle kliendi enda, jah. Mitte kellegi teise, et me ei saa minna sinna 3 põlvkonda tagasi ja siis ütelda sellele esiisale, eks ju, et kõik, mis sa tegid, oli vale, nüüd me puhastame ära kõik sinu, eks ju. No ei, seda me ei tee siin. Ja meest ega naist ei saa ka muuta. Ei, kahjuks mitte. See käib ikka läbi inimese enda. Et ei saa tulla siia tööd tegema, et mul on, ma ei tea, mis mees siis, eks ju, ei sobi mu mees, eks ju, et mul ei sobi, et mu mees nii käitub, on ju, et muudame ta nüüd ära. Ei, võt seda me ka ei tee siin, eks ju. Ja. Et me tegeleme ainult isiklikult selle kliendiga, kes tuli. Tead, alati need kliendid, kes tulevad teraapiasse ja esimene lause on, ma tulin siia selleks, et mu mees on, ma ei tea, halb on, ütleme nii. Ja ma tahan, et ta muutuks. Siis alati on probleem mitte selles mehes, vaid just selles naises, kes tuli. Jah, seal on siuke, minust on see hea metafooriline näide tuua, et kui sa tahad, et peegelpilt naerataks, siis pead ise kõigepealt naeratama. Jah, just. Et väga paljud tulevad siia selle lootusega, et ma tulen teraapiasse ja siis mu mees hakkab muutuma kodus. Et jah, siis ma pean pettumust valmistama neile. Nii ei juhtu. Ja, et sellist asja me siin ei tee, et meie anname koha, tunnustame, nõustume kõigega, mis oli. Sest kõige suuremaid probleeme meie peredes tekitavad just need mittenõustumise kohad. Vastupanu siis nagu. Jah, ma ei nõustu sellega, mida tema tegi. No aga ta tegi. See ei sammuta seda. Ära tehtud juba ju. No kuidas sa ei nõustu, see asi oli ju. Ja. On ju? See ei saa ju ehitada seda, et seda ei olnud, oli küll. Nüüd on see koht, et mida ma selle kogemusega peale hakkan. Ja kui sa sellega ei nõustu, siis järelikult, see ongi jälle see asendamise seadus, on ju, keegi tuleb ja hakkab seda esile tooma, eks. Jah, kui ise ei tegele, siis peab keegi teine lõpuks sellega tegelema. Jah, just. Ja siis nii ta ongi. See ongi konsultatsioon, ma ei oska rohkem midagi lisada. Et kui on küsimusi, siis võib kindlasti veel küsida. Et seda informatsiooni on väga palju, et ma võtsin nüüd kokku võtvalt. Ma arvan, et võiks tulla kogema, kas siis kas või niisama vaatama, et kui ei julge asendajana olla. Aga ma arvan, et ma võttes ennast juba, kui see asendamine oleks nii ebameeldiv kogemus olnud, siis ma tõenäoliselt palju ma olen 4 aastat nendes käinud, et ma tõenäoliselt ei oleks rohkem tulnud. Peale esimest korda olid väga skeptiline, aga hakkasid käima, eks ju. Et midagi karta ei ole, saada ainult rohkem teadlikuks. Just. Lihtsalt on vaja endale selgeks teha, et kas sa tahad teadlikuks saada. Jah, ega ma mõtlen niisugune lihtsalt, et nädalavahetuse nalja pärast, et mul ei ole midagi teha, et siis ka tulla nagu lihtsalt kas või vaatama, et mida see endast kujutab, aga ikkagi ma arvan, et pigem on ta mõeldud selle jaoks, et kui on elus mingid kohad, millest ei saa nagu täpselt aru, et miks need asjad minuga juhtuvad, et siis nagu sealt on võimalik see siis nähtavaks tuua. Ja sealt on võimalik siis edasi ka minna teistmoodi, eks ju. Et kui see muster saab hakata nagu muutuma. Ja vahest on nii, et vaata, kui sa oled juba päris palju jälginud, lihtsalt sa ei ole isegi osalenud töös, on ju. Et siis seal isegi jälgijana sinu sees ju hakkavad kohe mingid protsessid tööle, eks ju, sellepärast, et sa kohe hakkad endaga võrdlema. Sest need teemad ju tavaliselt puudutavad meid kõiki, on ju, mingil tasandil. Ja see on nagu, siis nendel hetkedel see on nagu keegi loeks valjult raamatut ette
Jah. et sa küll ise ei loe seda, aga sa kuulad ja saad aru, millest sa see pead raamat kohe räägib. paralleele tooma, eks ju, enda eluga, iseendaga, oma tunnetega, on ju. Et selles mõttes on ta üks äge meetod. Et jälgige hingesilma ja tulge kogema. Tulge, midagi karta ei ole. Meil on väga äge seltskond käib siin koos. Jah. Ja järgmise korrani. Järgmise korrani. Tšau.